Et nad tõid alla Vikerkaare tänavast ja riietasid endid sellesse. Ja ehtisid ennast sellega. Tulema iga viies. Ja siis ma mõtlesin, et tule vaata, kui on midagi Vikerkaare. Aga samal ma arvan, et ta ei ole selle, ta on nüüd võib-olla selle kevadise mõtteainete moodi, ta ei ole selle algse mõtteainete moodi üldse. Palun seiske siia. Teeme teist väikse pildi, et garanteerida, et lahkute teosest iseendana. Jäi väga hästi võid edasi astuda, aitäh! Tere! Mina sisestan kõik inimesed meie universaalsesse andmebaasi, see on vajalik lepingute vormistamiseks. Et seni, kuni tegelen piltidega, hakkab siinpool teie andmete täitmine astugi edasi. Tänan! Tere õhtust! Siin on teie töölevõtuleping. Siia ma palun kirjutada teile täisnimi ja siia isikukood, sünnikupäev, kuu ja aasta. Ja järgmine. Ja järgmine palun numbrikoodi. Ja siit ma annan teile kaasa 2 numbrit, kui te peaksite teoses ära kaduma, kasutage vastavalt vajadusele. Tere! Kirjuta teile ma täisnimi ja siia isikukood. Hästi. Tegelikult sotisin rohkem. Okei. Mu nimi küll ja... Ma panen Henri lihtsalt. Jaa. Nii. Henri, teie saite nüüd roosa värvikoodi ja seda läheb teile vaja, kui te teosesse sisenete. Järgmiseks palun teil veeretada päringut. Ma võin teie eest veeretada. Ja saite number 3. Nii. Ja viimane küsimus, kas te olete täispiletiga, sõbrapiletiga või lihtsaga? Hästi, ja annan dokumendid kolleegile. Tervist! Vormistame piiriületuse. Selleks olge palun nii kena, palun pange oma sõrmejälg siit pildi alla. Väga ilus. Siin saab sõrme puhtaks tõmmata. Ja seejärel palun kirjutage lepingule alla. Suur tänu. Võite võtta ühe merehaiguse vastase prožee. Teile kaasa. Pange põske. Ja olete teosesse vastu võetud. Nii, tere tulemast Spartale, vastage palun edasi. Käsid magasi äkki riiulisse, et on teil midagi? Väga hästi. Siis palun võtke istet. Meie telestuudio ootab siis saadet 4. sein. Seniks saate tutvuda oma lepinguga. Ja mul on üks palve, et jätke leping peale saadet tooli peale. Head kisi. Vastu võetud. Tere tulemast Spartale, vastage palun edasi. Meie reis. Vormistame piiriületuse. Reis algab siis telesaate 4. sein salvestusega. Käsid magasid, ma vaatan, et ei ole jah. Väga hästi, siis on mugavam liikuda ja saate istuda, lepinguga tutvuda. Ja mul on palju jätta leping peale saadet tooli peale. Saate reisi lõpus tagasi. Jou! Ja oleme 5 sekundi päeva otse eetris. 5. Neli, 3, 2, 1.
tervitus kõigile, tere tulemast, hakkab saade 4. sein. Tänan, tere tulemast kõigile, arvast stuudiokoolid, kallid televaatajad, kallid eestlased, kõik inimesed kõikjal maailmas ja miks mitte ka universumis. Alustame saatega 4. sein. Ja väga eriline õhtu on täna sellepärast, et meil ei ole mitte tavaline saade, vaid meil on finaalsaade. Ja mis on siis finaalsaates nendele jaoks? No huvitav hooaeg on selja taga, aga aina huvitavaks läheb sellepärast, et täna on väga eriline õhtu. Meil on erilised mängud, erilised üllatused, erilised auhinnareisid ja palju muud. Ja et mitte pikemalt hüvitada, alustame siis mängudega. Kuidagi peab juba algust tegema. Aga siit üllatused juba hakkavadki. Miks on need mängijate toolid siin stuudios tühjad? Kus on meie tänased võistlusmängijad? Ei tea. Salapäraselt kadunud. Läinud. Aga tegelikult meil on olemas lahendus, sest kuna meil on eriline saade, finaalsaade, siis tänased reeglid näevad ette, et võistlusmängijad on peidetud kuhugile stuudiopubliku hulka. Võib olla sinu kõrval, see võib olla sina ise, ei tea. Kohe varsti loodetavasti saame teada. Alustame esimesest mängu, alustame esimese seina ületamist. Aga ma ei saa seda teha, mitte üksi. Mul on selleks vaja abi. Ja kelle ma palun endale appi või kellegi muu kui sinise meeskonna. Kus on sinise? Aplaus sinistele. Sinised koguneme mängus. Sinised koguneme siia. Kus on sinine meeskond? Aplaus sinistele. Esimesed julged. Esimene ülesanne tuleb neile. Vaatame otsime lahti tegema ja saavad selle kindlasti hakkama. Nii, sinised, palun võtke istet. Istuge nendele suurepärastele võistlusmängide toolidele, need on kindlasti väga mugavad. Tehistöö, eesti keeli töö. Nii. Alustame siis mängudega, ajude ragistamisega. Aga kuidas need ajud ikka ragisevad? Tuleb see mõte särisema saada. Ja esimene ülesanne selles seisnubki, et teile antakse vahendid. Teile antakse vahendid ja te peate selle mõtte särisema saama. Ja teil on aega selleks 10 sekundit ja võite teha ükskõik mida, peaasi, et mõte säriseb. Aeg läks nüüd 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja taas ära. Jäävad jõudsid, nad said sellega hakkama, see mõttes ära. Vaadake vaid. Milline suurepärane mäng, milline suurepärane töö, milline suurepärane algus meie esimesel mängijate tiimid. Milline koostöö, milline sõna. Isegi isu saab täidetud. Maitsevad mõtted, heliseb mõttesära kaugele ja see mõttesärab kaua. See on hea mõte. Nüüd said otsa, aga me ei lase endast heidutada. Aplaus veel kord sinistele. Hea alguse puhul tänan, võite tagasi istuda esimeste kohtadele. Esimene seina on ületatud. Mul on hea meel ja kindlasti kõigil, kes meid vaatavad ja kes ei vaata, ka kindlasti neil on väga hea meel. Nii, esimene mäng on läbi, aga see oli esimene ja kohe tuleb teine. Ja seda teist mängu ei saa mängida mitte üksi, mul on selleks vaja abi jällegi. Nii et kui olete valmis ja ma tean, et olete, siis ma palun siia enda juurde roheline meeskond. Kus on rohelised? Rohelised siia. Väga hea. Millised jõudnud teadlastes inimesed? Palun võtke istet, tundke ennast mugavalt. Haiget me ei tee. Ülesanded võivad küll olla natuke mõtlemist nõudvad, aga kellele siis mõelda ei meeldiks. Mulle küll meeldib, alles eelmine nädal mõtlesin ja see oli hea. Ja alustamegi teise mänguga. Ja mis on siis ülesanne
teine mäng. see mõte on serisema saadud. Ja see mäng seisneb siis selles. Täiesti lihtsalt vahendid on teil juba olemas selle mängu mängimiseks, neid ei peagi teile kätte andma. Need on teil silmade taga, kõrvade vahel ja juuste all. Need on teie mõtted. Ja nüüd nende mõtete abil peate te lihtsalt jõudma võimalikult kaugele. Võite minna ükskõik kuhu, võimalikult kaugele. Ja kui 10 sekundit läbi, siis vaatame, kuhu te jõudsite. Nii et aeg läks nüüd 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja aeg läbi! Milline töö, milline pingutus, milline keskendumine. Ma näen higipulli kõigi nende mängide otsa ees, nad jõudsid kindlasti väga kaugele ja vahe vaatame tulemusi, kes kui kaugele jõudis, kes kuhu jõudis, millised on sihtkohad, millised on saavutused. Kuidas palun? Kreekasse, väga hea tulemus. Kreeka, ka mulle meeldib seal käia. Ja kuhu jõudsite teie? Hiina müüri lõunapoolseim ots, käisin seal just, tegin paar head pilti, aga need kustusid ära, aga ma ei lase end sellest heidutada. Ja kuhu jõudsite teie? Kuu peale, muidugi, kuu peale. Meie parim kaaslane, meie parim sõber Kuu, saadab meid alati igal pool. Tahtsin Brasiiliasse, aga vahemaandumine oli Londonis. Brasiiliasse vahemaandumine Londonis, yeah! London, Brasiilia, Sahara, Mexiko. Kõik on võimalik, kui vaid õigesti mõelda. Tänan teid veel kord ja aplaus ka stuudipublikult iseendale. Väga hea kaaselamise eest kõigile meeskondadele. Tänan teid. Ja et mitte selle kiivitamisega kauem aega veeta, siis võtame ette järgmise mängu. Ja järgmise mängu mängimiseks ma palun siia kollane meeskond, kus on kollase. Aplausid kollastele, vaadake vaid, milline töötahe, milline rõõm, milline pealehakkamine, südikus, tarmukus, ettevõtlikkus ja sära. Niisiis, need kaunid ja tublid inimesed, ülesanne neile. Mis on kolmanda meeskonna ülesanne? Teile antakse need vahendid. Te võite sealt võtta kõik, võite võtta osa, aga kõige tähtsam on, et te suudaksite moodustada täiusliku koosluse. Ja teil on selleks samuti aega 10 sekundit, mis algab nüüd 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja aeg läbi. Vaatame tulemusi. Milline töö. Seal on viimased sättimised ja see on valmis. Ma näen, et see on täiesti mobiilne, see on täiesti töökorras. Aplaus ja vaatame siis, mis siit valmis sai. Vaatame tulemusi. Mis see on? Teil on eraldi variandid, muidugi. Ja, kirjeldage siis seda. See on tärn. See on tärn. Ja mille poolest ta siis on täiuslik? Aga ma oodake teda, kas ta ei ole. Ja no mina nagu, ma olen selline vähehinnanguline inimene. Ma olen saatejuht, mina hinnangud ei anna. Ma arvan, et televaatajad võivad otsustada, kas seda täiuslik või mitte. Ja pärast loosime televaatajate vahel, kes otsustasid, kuidas iganes nad otsustasid, välja eriauhinna. Nii et aplaus televaatajatele. Tänan. Ja mis see on teid? See on täiuslik absurd. Täiuslik absurd. Miks mitte, seda ongi vahel vaja. Ja kui ta on täiuslik, siis on ta just see kõige õigem absurd. Muidugi, vaadake vaid, milline töö. Ja mis takistusi on sellega võimalik ületada? Selle jõge näiteks.
näiteks jõge, kas või jõge, miks mitte Emajõge, Koiva jõge või ükskõik mis muud jõge. Ma olen täiesti kindel, et sellega on seda võimalik teha, seal on vee eemaldusvahendid, seal on käärid oksade, kuivade lõkkeoksade lõikamiseks, muidugi reis saab olema hästi varustatud. Ma tänan, aplaus veel kord teile selle tulemuse eest. Ja need vahendid siis võetakse teilt tagasi. Teame, milline töö, milline mäng. On aeg teha väike mõttepuhkus, kohata pead ja vaadata teateid meie sponsoritelt. Te pole masinad, te pole kari, te olete inimesed, teis on ilu ja vabadus, teis on võime luua masinaid, luua ilu ja vabadust, luua õnne ja teha sellest elust imeline teekond. Kunsti nimel kasutage oma võimeid, ühinegem, töötame koos, et see maailm oleks imeline ka meie järeltulijatele. Me ei saa kunagi olema vabad, kuni me seda maailma pole loonud, kuni me pole loonud teost, mida me saame ise nautida, mitte kui autorite, vaid publikuna. Võidelgem selle teose nimel, mis ületaks isiklikud erinevused, vahendusväärtused, kaugkohalolu ja osavõtmatuse. Võidelgem selle maailma nimel, kus me ei pea enam kunagi kellegagi millegi nimel võitlema, ja kus õnnelikkus, mis on saavutatav ilma selle saavutamiseks vajalike vahenditeta, teeb meid õnnelikuks. Tere tulemast! Ja vahepeal reklaami ajal on meil juhtunud väike elektriviperus, milleks on natuke pime, aga me ei lase ennast selliselt heidutada, jätkame saatega ja valgus tuli ja valgus sai, ma tänan! Ma tean, et teie olite selle taga, te suutsite selle valguse tagasi tuua, teie silmades ära tõi selle valguse tagasi ja nüüd võib saade jätkuda endise hooga. Ja kes vahepeal meiega ei olnud, kes on liitunud alles nüüd, nendele väike seletus, et käimus on saate 4. seimfinaal ja meil on 3 mängu selja taga ja 4. on just ees, alustame 4. mänguga. Ma palun siia nendele võistlusmängijate toolidele, seekord oranž meeskond. Kus on oranžid? Kus on oranž meeskond? Aplaus neile, oranžid tulevad siia. Nad on valmis, mõned on valmis, nad on täis rõõmu ja lusti. Niimoodi. Nii, ja sealt tuleb veel neid tuleb veel, nad ei lõppe otsa, neid on palju, häid eestlasi on ikka palju, neid maab alati palju, ühte ruumi ja ühte meeskonda. Niisiis, 4. mäng ja ülesanne oranžidele. Nendest vahenditest, mis teile kätte antakse, igaüks teeb ühe kavandi. Sõiduki kavandi. See võiks olla selline sõiduk, mis võimalikult kiiresti võimalikult kaugele suuda liikuda ja aeg läks. Nüüd 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja 0. Nad jõudsid. Ja sõidukid on valmis. Nad said selle hakkama. Uskumatu, selline ühtsus, sellist meeskonna vaimu on siin harva nähtud peaaegu igal õhtul. Vaatame siis, mis siin valmis sai, mis sõidukitega on tegemist, millega on tegu. SQ3. SQ3, tubli, alati uuenduslik, alati innovatiivsed eestlased ja millega tegu teil? Tavalennuk. Ka tavalennuk on hea lahendus, sellepärast, et miks riskida? Muidugi, ja mis on valmis teil? See on lennuk.
see on lennuk. Aplaus, see on lennuk. Ja kas on see ka hea lennuk? Mis on selle lennuki juures? See on eriti kiire. Eriti kiire? Eriti kiire. No ikka eriti kiire, seda me ootasimegi. Eriti hea, eriti kiire lennuk. Ma tänan. Meie mäng, tubli. Ja mis sai valmis teil? No, ka lennuk. Ja see on sellepärast täiesti etteaimamatu lennuk. Ma ei tea, mis ta teeb. Ma ei tea, kas ta lennuk. Etteaimamatu lennuk. Aga kas sellega on siis ikka ohutu lennata, kui ta on etteaimamatu? Huvitav, aga kas ka ohutu, seda ma ei tea. Huvitav, see ongi peamine. Kui on eriti huvitav, siis on see kindlasti väga ohutu. Selles olen ma täiesti kindel. Ma tänan teid. Täname teid südamest. Täname teid väga. Täname teid lõpmatu austusega. Töötab, vaadake, mõlemad töötavad, need töötavad. Läbi katsetatud, mille tulemus, milline mäng. Kuhu me siis oleme jõudnud? Mis te arvate? Mina arvan, et oleme jõudnud 4. seina taha, milles mäng on tehtud, 4 seina ületatud. Aga kuna tegemist on finaalsaatega, siis mäng ei ole veel läbi, meil on teile ka üllatusmäng, erimäng, 5. finaalsaate väga tähtis mäng. Ja selle mängu mängib see raske, väga raske ja kõige raskema töö saab endale ei keegi muu kui Roosa meeskond. Kus on Roosa? Sealt tulevad. Inimesed usuvad teisse, inimesed tulevad teile kaasa. Teavad, et te saate hakkama, aga mina tean seda. Niisiis. Ülesanne Roosale meeskonnale esialgu peate te sulgema silmad. See on sulge ülesanne, peab hästi keskenduma. Nii et sulgege silmad ja keskenduge. Valmistuge lahendama väga tähtsat ülesannet. Piiluda ei või aususe peale, olgem ikkagi ausad. Aga kuna see ülesanne on siiski võrdlemisi selline süvenemist nõudev ja raske, siis ma arvan, et kõik teised peaksid aitama Roosat meeskonda. Kõik, kes siin stuudios on, võiksid samuti sulgeda oma silmad ja aitama neid keskendumisel. Kõik keskendume, kõigil on silmad suletud. Panna selga kõik oma üleriided ja valmistuma minema auhinnareisidele. Aeg läks nüüd 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja 0. No nii. See oli vägev. Ma näen, et siin on viimased täiustused. Mõni tegi natuke sohki ka, aga mis sellest. Karistusi meil siin ei ole. Me lihtsalt lootsime, et olete ägedad. Kes oli ägedam, kes oli vähem äge. Neid hinnanguid me ei anna. Neid võite anda ise, kui viitsite, kui tahate, kui tahtmist peale hakkamist, südikust, armukust, ettevõtlikkust ja kreatiivsust on. Aga kõige tähtsam on praegu ikkagi minna auhinnareisidele ja auhinnareisidele minekuks. Palume siis võtta uuesti värvide järgi meeskondadesse. Võtame värvid kokku. Siin nad on, mõned on juba valmis. Niisiis, kes siin on ukse juures esimesed? Sinised on siin valmis, minema auhinnareisile. Ja kuskil siin, selle ukse taga võib olema teejuht. Ja siin ta on, teejuht, siniste teejuht. Sinised lähevad oma auhinnareisile. Head reisi teile, head reisi. Ja kes on järgmised? Roosad on siin, roosad on valmis. Ka teie auhinnareis algab, kus on roosade teejuht? Seal ta on ja roosad lähevad auhinnareisile. Head reisi reisile, head reisi.
teie esimene õppetükk. Ja kõigepealt ma räägin Maa-aluste instituudi uuringutest, et instituut avastas, et iga inimese isiklik kogemus on väga oluline ja ei saa ühegi inimese kogemust alahinnata. Ja loome enda alla teise mina. Seesama teine mina annab meile nüüd maa-alust infot. Ja ma kohe küsingi, et mida te seal näete? Kus maa alla? Jaa, maa alla. Kas sa koged ennast tahkena? Nagu gaasiline koobas ja nagu niisugune hõljuv gaas, mitte tahke inimene. Kas see isik, kes seal all on, oled sina ise või on see natuke teistmoodi? Teistsugune. Ikka nagu haldjas või vaim. Jaa, ma täna korjasin ka vihmaussi, teine mina korjasin. Ma kohe esimese asjana nägingi vihmaussi maal. Üks, kaks, kolm. See nüüd on teine õppetükk ja kui te olete oma maa-aluse mina vahepeal unustanud, siis on see paras aeg uuesti nagu taastada. Teeme täpselt sama asja, et paneme silmad kinni, lähme parema jalaga ja siis lähme vasaku jalaga. See maa-alune mina on justkui nagu kaugemal ja vahepeal on justkui kivid. Kivine on nagu ikka. Kivid ja torud ja... Torud. Kas kanalisatsioonitorud või on seal veetorud? Segamini, roostes torud. Nagu labürindid või käigud ka ikkagi nendest kividest laotud. Ja siin sellel territooriumil on 3 väravat. Kui me õigeaegselt jõuame, siis me ühte näeme. Ja kui me nüüd lähme seda tänavat pidi, siis olge hästi tähelepanelikud igasuguste märkide osas, näiteks veidrad käituvad inimesed või lihtsalt tänaval seina peal kirjutised, kõik võivad olla märgid, mis tähendavad, et me oleme väravale lähedal ja me võime sinna siseneda. Me oleme ilmselt tundnud pisut ebamugavast, mis on selle asjaga eesmärk, et viia pisut teadust nihkesse. Ja me oleme valmis väravate jaoks ja värav olevat ka meie jaoks avatud. Ja nii nagu väravatel ikka, on ka siin valvurid. Valvuritega paluks olla aupaklik, nagu kõigi teiste elusolenditega. Ja on mõelda. Kas kõigil on oma maa-alused ninad alles? Kas me näeme neid? Aga mida te näete seal? Puhas dekadents. Kasvanud aegade viigus. Neil on seal kindlasti ebamugavam kui meil siin. Kõik nad ei teadnud, aga siin üks kindlasti teadnud.
ma ei saa vaata kirjeldada seda, mida mina näen, sest ma tean, et igaüks näeb seda täiesti erinevalt. Kes näeb siin ookeani, kes näeb nagu sügavat maalust maailma, kes näeb raamatuid, kes mida iganes võib näha. Aga siinkohal minu volitused lõpevad. Me teeme ringi ära. Järgnevaks ma näitan, et siin on instituudi peahoone ja ma palun teile minna peaukse juurde ja oodata seal, et teile tullakse juurde. Siin toimub midagi, lipud on kõnedes. Okei, tulge lähemale siis. Te veel ei pruugi aru saada, millest teie ekspertarvamust vajatakse, aga te olete väga head eksperdid. On teie abi vaja, see on kiire. Kõigepealt üks katse. Kui te asuksite siin paberilehel kuskil, siis millises kohas? Siinpool. Siinpool. Ma arvan, et ma asuksin siin tema ligida. Jaa, ma olen siirest. Ja nüüd, sellisel juhul, kus asuksite nüüd? Siin. Jaa. Väga tugev grupp. Millised eksperdid? Teiega võiks minna kas või maailma serva. Mul on väga hea meel, et me just teiega nüüd sinna kokku liidsime. Ma selgitan meie tänast missiooni. Kalevi poeg läks maailma serva otsima. Olete kuulnud Kalevi poest? Kalevi poeg tuli tagasi, aga tema kannupoiss läks kaduma. Meie rahvusvahelist uurimisrühma huvitab see kadunud kannupoiss juhtu. Kuhu ta kadus? Kas ta tuleb tagasi? Kas meil on veel lootust? Nimelt ma arvan, et eestlasi on maailmas veel liiga vähe, et ma saaks lubada kellegi kaduma minekut. Ja meie tänane missioon, milles mul on teie ekspertarvamust vaja, ongi maailma serva leidmine. Võib-olla küsite, et miks teie just, miks teid välja valiti? Ma selgitan. Eestlastele on maailma serv palju kättesaadavam kui teistele rahvustele. Nimelt me elame metsaservas, mere ääres. Meie lapsepõlv möödub aiaäärsetes tänavates. Me oleme idapiiri ääres, perifeerias, marginaalias. Ja sellepärast juba keeleline analüüs näitab, serviti on maailma serv meile kättesaadav ja teistele. Ja kus on maailma serv? Seal võib olla kannupoiss. Läheme sellele teekonnale ja mul on nüüd üks palve. Kui te tunnete, et olete serva ligidal, maailma ääres, hommiku, õhtu, piiril, olete ise piiri peal aetud, siis näidake nii, serviti. Saite aru? Üks asi veel. Mind natuke häirib, et me oleme siia kaardist veel. Asi on selles, et see on delikaatne salajane asi. Nimelt, teie pere, kolleegid, sõbrad teavad, et olete teatris täna. Ja me ei taha seda illusiooni rikkuda, eks ole. See asi võiks jääda. Ma jagan ravivahendid. Enne kui hakkame liikuma.
teisse, kus üks samm võib olla 100 aastat ühele või teisele poole. Teie olete Kalevipoja kannapoiss? Kas teie olete Kalevipoja kannapoiss? Teie olete? Kas teie olete Kalevipoja kannapoiss teie seal? Ma ei näe neid. Ei ole. Ei ole? Siis peame kiiresti ära minema, sest muidu me ei jõua oma aega tagasi. Lähme. Me jõudsime väga lähedale. Nii lähedal. Kiirustame. Helg on värske veel, lähme. Oodake mind üleval, teeme välkkoosoleku. Ma varjan siin jäljed. Vaatame ringi, näeme midagi. Siin? Mis te näete? Käes. Uus maailm. Võimas. Väga lähedal teist korda. Valge lind on muidugi ära lennanud. Me jäime natuke hiljaks. Te olete ikka äärmiselt tubli. 2 korda ühe päeva jooksul nii lähedal. Ma lähen kannan nüüd sellest ette meie uurimisrühmale. Võtan kõikidel grillid, suur tänu teile. Te olite äärmiselt tublid. Teid on vastu võetud meie uurimisrühma liikmeks. Aitäh. Ärge kunagi jätke uurimist. Aitäh. Käige kannupoisi jälgedes. Vist küll, jah. On küll, jah. Lähme. Oodake, saate äkki aidata, on teil natukene aega? On aega? Mul on niisugune asi. Sain selle ühe inimese käest niisuguse võtme. Ja selle võtmega peaks saama Povidlo juurde. Nimelt lugu on selline, et Povidlo on igalt poolt otsa saanud ja ainult siin piirkonnas, siin tänaval peaks veel seda leida olema ja mul oleks hirmsasti vaja see üles leida. Povidlo. Jah, sellega niimoodi, et kui näete, siis tunnete kohe ära. Et saate aidata otsida seda. Siin tänavas? Jah, kuskil siin ja niisugune vihje oli veel ka, et see peaks olema kuskil allpool maapinda. Ja et selle võtmega saab sinna ligi. Et ma arvan, et mõistlik, et kui te olete nõus, siis lihtsalt hakkame siit vaatama ja kui tundub mingisugune selline koht, kus võiks olla, no see peab ilmselt olema mingisugune luuauk. Jah, see võib olla luuk näiteks. Et siis tuleb kohe proovida, et ajaressursid on meil üsna napid. Kas teile hakkab midagi silma või? Seal on mingi uks näiteks. Aga siuksed asjad ei olegi päris ohutud. Ei lähe.
ja aga siis me võime edasi vaadata ka, et see ei pruugi olla see, näiteks siin tundub midagi olevat sükust. No vot, see ei ole nii lihtne üles. Ei lähe. Läbi siit. Ja no muidugi see, et see algu on maapinda, aga võib-olla niimoodi, et teed ukse lahti ja siis läheb see. Seda ei tea. Et võib-olla on mõistlik, et ma lähen vaatan kõigepealt üksinda, et ega seal ei ole kedagi. Ja et kui õhk on puhas, et siis ma kutsun teid. Keeras, jah. Siis on kõige õhk ju. Jah, aga samas me ei tea, kes siin nagu elutseb. Et ma lähen käin ise ees ära ja kui ma hüüan, kui kõik on korras seal. Aga kui kõvemini hüüad, siis on nagu mitte korras. Kui on karja moodi, et siis helistage hädabisse, et siis ärge tulge järgi, et siis on ilmselt. Teil peaks olema, on kellelgi hädabi? Jaa, on küll. Oi, täna mingit ehmatamist. Äkki peaks vähema välja valvama või tulge siia poole. Leidsid Poviida? Seal on Poviida, jah? Muidugi. Mul on hea meel, et kõik olete siia jõudnud. Palun leidke endale vaba tool ja võtke istuda. Te istute ümber laua. Laual teist igaühe ees on üks kivi. Palun leia see kivi üles ja pane oma parem käsi kivi peale. Nüüd võid sa silmad sulgeda. Sa istud keset Tartut ühe maja keldris ja hoiad oma kätt kivi peal. Kuigi sa ei näe neid inimesi, sa tajud, et sinust kummalgi pool istub veel keegi. Nüüd kujuta ette, et need inimesed on sinu isa ja ema. Kas sa näed neid? Ja sinu isa ja ema kõrval mõlemal pool istub veel 2 inimest. Need on sinu vanaisad ja vanaemad. Sinu ümber on juba 6 inimest. Te moodustate väikese ringi. Aga see ring ei ole veel täielik. Sinu vanaemade ja vanaisade kõrval on kummalgi pool veel 4 inimest. Sinu vana-vana-vanemad. Ja nende kõrval kummalgi pool veel 8 inimest. 16 inimest on just nüüd sinu ringiga liitunud ja see ring hakkab keldriruumidest välja kasvama. Kuid see ei ole kaugeltki veel kõik. Kui sa vaatad veidi kaugemale, näed kummalgi pool veel 32 inimest laua äärde istumas, sinu vana-vana-vanemate vanavanemad. Ja nende kõrvale istub kummalgi pool lauda veel 64 inimest. Ja veidi eemal veel 128 inimest. Need kõik on sinu esivanemad. Sinu ring on ammu sellest keldrist, kus me alustasime, välja kasvanud. See lookleb mööda Tartu tänavaid. Väga palju inimesi istumas ühe väga suure laua ümber. Nemad on siin sinu jaoks ja sinu pärast. Ja sina oled siin nende pärast. Edasi on juba raske kokku lugeda kõiki neid laua äärde istuvaid esivanemaid. Nad aina tulevad ja tulevad. Mida kaugemale me ringiga jõuame, ja rohkem hakkavad sinu esivanemad sinust erinema. Mõni neist on sinust väiksem,
mõni on natuke karvasem. Võib-olla on tal saba, võib-olla tiivad või isegi uimed. Ring on juba päris suureks kasvanud. See hakkab moodustama ketti ümber maakera, midagi ekvaatori taolist. Ainult et erinevalt ekvaatorist läbistab see ring ühte keldrit Tartus. Selles keldris istub üks inimene ja hoiab oma kätt kivi peal. Ja peaaegu teisel pool seda suurt ringi on ookean, soeürgu ookean, kus kaua aega tagasi elas üks millimallikas. Tegelikult on raske öelda, kas tegu oli millimallikaga. On raske öelda, milline ta välja nägi. Ta oli väga väikene. See millimallikas ujus ringi ja ajas oma asju. Kui ta lõpuks ära väsis ja ookeani põhja vajus, sai temast aja möödudes osa ühest kivist. Teda ei ole selle kivi sees võimalik näha, aga ta on seal ikka veel alles. Pärast mitmeid seiklusi sattus see kivi väga kaugele sellest soojast ookeanist. See sattus ühte keldrisse Tartu linnas. Selles keldris istub üks inimene ja hoiab oma kätt kivi peal. See inimene hoiab oma esivanemal käest kinni. Nii et järsku ei olegi see ring enam ring, see on üks suur 8. Üks lõpmatuse märk. Mis asja? Mis siin toimub? Mis siin toimub minu keldris? Kuulge, kassige siit välja kohe nüüd. Millest te aru ei saa, mis riitus siin käib, no? Kassike välja, mis asja, mingi filmimine ka veel. Kiiristi nüüd. Kohe. No nüüd on jah nalja nabani, no väga vahva. Kus te sisse saite siia üldse? Küll võti. Kus te selle võtme saite? Tänaval oli. Tänaval, no väga tore, näidake mulle ka, kus see kõik seal tänaval oli. No nüüd on ju aega maailm ja. Kuulge, kassige välja siit. Seal on Parkman tänava otsas osatud kätt ja seal oodake hõbedast lennukit. Kõike head. Nägemist. Võtke Anel pikkus järjekorras rivisse. Ja ma viin teid ühele ekspeditsioonile. Teil on vaja selleks abivahendeid. Olge nii kena. Palun. Nüüd palun tõstke parem jalg ja asetage see abivahend parema ala otsa. Ja siduge nende sõlmedega peale. Valmis teele minekuks? Jaa. Lennuki pardale. Lennuks valmis? Lennuks valmis. Kuuldavasti olete kaugel jõudnud ära käia vahepeal. Jah. Päris kaugel. See on mingi külm koht, kus me läheme, et see kasukas on seljas või sealt moe pärast.
mõtteline mood. Ma palun nüüd mõneks ajaks suu kinni pidada ja teritada kõrvu. Kas te kuulete, kuidas selle tüdruku mantlisaba lehvib mööda puusi? Või kuidas see kilekott sahiseb mehe käes? Ei üllata teid, aga pange korraks jälle silmad kinni ja kuulatage nüüd. Mees avab aia vägalt. Poiss käib pitsakarpidega, pitsakarbid käivad kokku. Rattur sõitis mööda. Kas sõrmeotsad muutusid tundlikumaks, kui kuulatate teravalt? Kui varba otsi kuulatate, kas hakkab talla kõdisema? Ja kui välja hingate, kas kuulete, kuidas kopsud teevad südamele pai? Kas sabakonti annab kuulatada? Auto vist ei võtnud. Nii suur kivi, valus. Rajasid selle vana Eesti Rahva Muuseumi siia Balti-Saksa parunite hoovi peale. Ja uue me rajame kuhu? Nõukogude sõjaväe lennuväljale. Kus siis meie oma esivanemate maa on tüher maa nende vahel. See on väga hea. Ma uurin järgi. Hüpekas ja elus? Ja. Lähme välja. Ja asetage oma käed eelseisja õlgadele. Eelkäija õlgadele. Mina tulen kohe see ette üks hetk. Ja ärge silmi enne avage, kui ma ütlen, teekond on turvaline, armastus juhib, usaldus järgneb. Sirutage käsi ja puudutage õrnalt enda ees olevat. Kõrgem. Ärge veel silma. Võite silma lahti teha. Tere tulemast koju. Valige välja üks õis ja vaadake tema ühte kroonlehte. Vaadake tema südamesse.
vaadake tema ühte tolmukat. Siin on selline koht, kus saab näha, kuidas meie mõtted vilja kandma hakkavad. 3 kuu pärast on teie tänased mõtted küpseks saanud. Panen peopesse ühe väikese eelmaitse sellest. Nii. Kas väärivad teie mõtted pühitsemist? Jaa, see oli ilus koht. Pidutseme. Nõus? Pidutseme. Palun. Oi, uulik. Ei minu kätte. Ja palun. Ja palun. Sellega saab lae peal näidata kujundeid. Vahetage jah, andke tütarlapsele kaunidus. Ja üks on veel. Tellime Universumi muusika ka. Vaatame, kas tuleb meie lemmikmuusika. Huvitav kohe, ma neid häid mõtteid ei kuule enam, Jagage! Tere, hommi! Mina mõtlen, aga... Mina söön ka. Mulle see vaikuse muusika näiteks. Elagu elu! Siin on vähe ruumi, aga tantsida kannatab ikka. Elagu suurepärased teekaaslased! Elagu kõik elusad! Need vahendid sõidavad edasi ainult minuga ja mina teid edasi juhtida ei saa, minu volitused lõpevad. Te saate jätkata oma teekonda ainult ise. Palun kõik tagastada. Kuhu peaksime minema? Kilekotid ka? Ei, kilekotid võite jalga jätta ja irduda nendest loomulikul moel teekonnal, aga kuulake juhendit. Ma ei näe. Nii. Juhend tuleb nüüd? Juhend tuleb nüüd. Liigute siit otse üle tee, sinna suunas. Ja. Ületate ristlikku, siis keerate näoga paremale, ületate uuesti ristlikku. Liigute edasi 10 sammu mäest alla, vasakut kätt, loete seina pealt ümarlaua paar, avate ukse ja astute sisse. Teid oodatakse. Sees on veel see võtmine kuka. Tere! Ei, paluti see kinni, et kuula. Istuge maha, te istuge, kui soovite. Kõigepealt siis väga hea meel, et te tulite siia. Mina olen siis harjutuste seeria läbiviija. Me alustame harjutustega, mida ei pea üldse nii tõsiselt võtma, need on lihtsalt harjutused. Kõigepealt saame teile materjalist kätte. Siis esimene harjutus on selline, et palun väljendage mingilgi moel visuaalselt sinna peegli peale mina kui kangelane minu enda meelest. See ei pea olema sõna või pilt või see võib olla ükskõik mis nagu nägemus, aga see peaks olema nagu kuidagi moodi sinna peeglile. Nagu kantud? Kantud, just. Jah. Et
et jah, ma ei tahakski nagu ette öelda, kui palju kas saaks seda korrata veel? Mina kui kangelane minu enda meelest. Et siis kuidagi seda. Siis järgmine harjutus on põhimõtteliselt sama, aga mina kui kangelane teiste meelest. Et kas siis seesama pilt või midagi muud või kuidas teie peas see nagu on. Lihtsalt samamoodi väljendada peegli peale. Mina kui kangelane teiste meelest. Peeglile. Kuidas sa tahad, et need kokku sobiks? Kuidas moodi sulle meeldiks, et nad nagu on seal? Sul on kokku vaid 6 audist ja mitte ühtegi mototasu. See on multifunktsionaalne. Jah, neid saab nagu igat pidi panna, et kui sul on 2 varianti, siis sa võidki nagu jätta ühe ja sa tead, et see on lihtsalt nagu multifunktsionaalne. See on ka 2, jah. Aga jah, pärast me saame neid veel ümber paigaldada, aga las ta jääb praegust nii nagu ta oli, eks. Siis nii. Okei, väga tore, lähme siis edasi, järgmine harjutus. Et meil on laua peal klaasid. Siin klaasi põhjas on tekst. Teie ülesanne on see kõva selge häälega välja öelda ja lõpetada 3 punkti, mis siin on, siis oma peast tuleneva informatsiooniga. Ma võin alustada näiteks. Mina kui kangelane olen kõige haavatavam siis, kui see on 3 punkti ja siis ma ütlen, mina kui kangelane olen kõige haavatavam siis, kui ma magan. Näiteks. Seda ei pea liiga tõsiselt võtma, see on harjutus, ma rõhutan. Ükskõik, mis pähe tuleb, me lihtsalt ütleme selle välja, aga me lihtsalt ütleme nagu kõva selge häälega. Kõik näevad? Ja siis alustame näiteks siit palun. Mina kui kangelane olen võitmatu siis, kui ma tean, mida ma tahan. Aitäh! Minu kui kangelase lemmikkangelane on Arnold Schwarzenegger. Mina kui kangelane olen teiste silmis kangelane siis, kui ma olen tõesti mingi väärt asjaga hakkama saanud. Aitäh! Nii, aga siis teeme ühed ringid välja, võtame uue klaasi, need võivad siia jääda. Mina kui kangelane olen enda silmis kangelane, sest ma olen viikingite järeltulija. Mul on nii keeruline. Minu elu kõige kangelaslikum tegu on. See pole väga olme asi, lihtsalt hambapõstus. Lille istutamine. Aitäh. Ja võtame siis veel ühed klaasid. Viimane kord ma ületasin end siis, kui ajasin ennast voodist välja hommikul. Aitäh. Minu kui kangelase eesmärk on mõttekas kulgemine. Mina kui kangelane tahan olla kangelane, sest ma vahel lihtsalt tahan. Aitäh teile. Ja
siis ma paluksin teil teha nendest, mida ei pea enam nüüd omavahel ühendama, oma kangelaste grupi pilt, et teid võib nagu segamini panna. Kombineerida, jah. Jah, aga et see oleks teie ühtne nägemus ka. No, aga paneme kõik siia. Kuule, näe, vaata, hakkab kohe looma. See halab poole, vaata nii või? Murelik mees. Sobib. See on nagu väga. Oh, vaata selle, need saab vahel panna. Need saab ära näha. Jah. No nad on nüüd kolm oma, et grupi pilt. See sobib nagu see. Sa mõtled siia alla või sobib just või? Aga see sobib kas sinna või niimoodi aga me võime siia. Ja, see sobib niimoodi. Ja, oota. Ei see nii nagu ta oli, see hea oli. Eesmärgis lähme nüüd, kas kõik on oma asjad kaasas? Kena õiged. Nüüd on selline järgnev ülesanne, et mul on vaja, et teie oma seast valiks enda kangelaste grupi liidri, kes siis vastutab teiste heaolu eest, turvalisuse eest, huvitavuse eest, sest mina teiega ei tule. See peab olema üks inimene ja mina ei... Siim, näe, 2 ühele. Nii. Sina siis või sina? Siim. Jaa, usaldame Siimu. Siim, okei. No väga hea, lähme õue, siis ma seletan sulle ära. Ta ületad silla ja jääd sinna silla lõppu, kus on veel kõnnitee, lähed kuskilt alla. Seal trepist või jääd sinna kõnnitee peale sinna lõppu. Aga teistel on silmad kinni. Ja sinu ülesanne on siis jälgida, et keegi oleks kraavis. Kui neil igav on, siis rääkida muinasjuttu või seda, mida sa näed ja kuuled. Ma ei tea, kuidas siis teie saate nagu väljendada, kuidas teil parasjagu nagu vajadus on. Ja siis rohkem ei olegi. Seal silla otsas, kas seal kõigi ootab meid või me... Loodetavasti jah. Kui ei oota, siis sina oled liider. Et siis vaadake. Ma tänan. Nägemist. Nii. Võtame käest. Me võime ka nii, jah? Siim. Teil peavad olema silmad kinni. Ma mõtlengi, et teeme nii, et ma... Tundke tuule õhku. Oi, nii reipa sammuga lähed, et... Ei, nüüd tulime täitsa otse. Tundub pikem ja kõik nagu muutumas. Taju teiseneb, eks ole, et ühe taju välja ja teise siis. Mis veel? Hirmus või? Hirmus oli, kogu aeg oli tunne, et põlvedega kõnnin millelegi otsa. Ei, see on siis kohe. See on vähe veider. Kogu aeg on selline tunne, et kohe nüüd saan põlvedesse laksu. Aga ma arvan, et siis kui natuke läheks veel aega. Hästi kummaline. Mina just vastupidi, mul on niisugune tunne, et kohe väänan midagi jala lava välja. Ahah. Et kui veel edasi niimoodi teha natuke, siis alles läheb huvitavaks, ma arvan. Jah, see, kui sellest hirmust üle saada, et noh, et tegelikult peakski just nii kaua tegema, et täiesti lõdvaks saaks lasta. Mina olen Maa-aluste Instituudi uuringute teejuht ja järgmised 15 minutit veedatada minuga õppides õpperajal tundma maa-alust maailma. Palun valida endale kepikajalat.
tere. Tere tulemast tagasi. Tere tulemast tagasi, rändurid. Tere tulemast tagasi, kangelased. Hea meel on teid taas näha. Hea meel, et olete koju jõudnud. Mõnus on pikast teekonnast puhata, sirutada jalgu, koguda mõtteid ja teha kokkuvõtteid. Liikusime täna ringi ühes jõeäärses linnas, ühes mereäärses riigis. Aga meie teekond oli palju pikem, kui pealtnäha tundus. See on nii, sest meie koduplaneet ei ole sugugi paigal. Ta pöörleb ümber oma telje. Ja kui oleksime tänase reisi jooksul hõljunud kusagil siin, oma laiuskraadi kohal, oleks maapind meie alt möödunud kiirusega umbes 1000 kilomeetrit tunnis. Niisiis on meie tänasele teekonnale lisandunud veel peaaegu 3000 kilomeetrit. Milline reis? Kuid meie planeet ei ole kosmoses paigal. Ta teeb ringe ümber päikese kiirusega 107 000 kilomeetrit tunnis. Seega on meie tänasele rännakule lisandunud veel 321 000 kilomeetrit. Milline reis? Aga ka meie päikesesüsteem ei ole kosmoses üldsegi paigal. Meie täht liigub 70 000 kilomeetrit tunnis. Niisiis on meie tänasele teekonnale lisandunud veel 210 000 kilomeetrit. Milline reis? Kuid meie päikesesüsteem on vaid väike osa linnutee galaktikast. Me teeme ringe ümber selle keskme kiirusega 792 000 kilomeetrit tunnis. Nii on meie tänasele reisile lisandunud veel 2 376 000 kilomeetrit. Milline reis? Ent meie galaktika ei ole samuti kosmoses paigal. Ta kihutab läbi ilmaruumi kiirusega 2 100 000 kilomeetrit
tunnis. Seetõttu on meie tänasele reisile lisandunud veel 6 300 000 kilomeetrit. Milline reis? Aitäh, et reisisid minuga. Aitäh sulle. Aitäh sulle, Johanna. Aitäh, Triin. Aitäh, Elina. Aitäh, Helene. Aitäh sulle, Joona. Aitäh sulle, Tanel. Aitäh, Sigrid. Ma tänan sind, Laura-Liisa. Ja sind, Jari. Ma tänan sind, Liis. Ja sindki ma tänan, Märt. Aitäh sulle, Anna. Tänan sind, Mihkel. Aitäh, Terendra. Tänan sindki, Rene. Ja sindki ma tänan, Merilin. Aitäh, Jaanika. Aitäh sulle, Raimo. Aitäh, Liisa. Ma tänan sind, Minni. Tänan sind, Miina. Ma tänan, Liisi. Ja tänan sindki, Liis. Aitäh, Hedvig. Aitäh sulle, Keiu. Tänan sindki, Karol. Tänan sind, Ott. Aitäh, Inna. Aitäh sulle, Diana. Aitäh, Mai. Ma tänan, Eeva. Tänan sindki, Kaja. Ja sind, Kairi. Aitäh, Maarja. Aitäh, Tobias. Aitäh, Kristiin. Aitäh, Kristo. Aitäh, Keili. Aitäh, Eve. Aitäh sulle, Mari. Aitäh sullegi, Inga. Ja sulle, Kristel. Aitäh, Liina. Aitäh sulle,
Kalev. aitäh. helikoht, nii. Teie viskasite oma töötasuks 3 ehk teile maksame välja 3 eurot. See on siis töötasu teoses osalemise eest. Te olite väga tubli. Siin on teie leping. Aitäh. Palun teie palk. Nii, kuidas teie niimoodi? Teie viskasite oma töötasuks 1 euro ja maksame teile teoses osalemise eest töötasu 1 eurot. Palun teie palk. Aitäh osalemast. Siin on teie leping. Aitäh. Tere. Marilis Toomiste. Oi kui hea käsi, te viskasite oma töötasuks 6 eurot, mille teile kohe välja maksame. Palun teie palk. Aitäh osalemast. Väga tore panus. Siin on teie leping. Aitäh. Ma ei tea, ma näen lahkeks.